Nii, tere hommikust. Avame meie koosoleku siis, et arutada välisvahendite kasutamist 21–27 ja järgmise perspektiivi vahendeid. Ja meil on palutud siia Rahandusministeeriumi eelarveosakonna välisvahendite talituse juhataja proua Tomingas ja talituse nõunik proua Altermann. Ja ma annaksin sõna siis Rahandusministeeriumile, et tutvustada mõlemat elementi. Tere hommikust ja aitäh kutsumast. Hea meelega anname ülevaate siis, kuidas läheb praeguse perioodi Euroopa Liidu toetuste kasutamisega ja millised siis on need järgmise perioodi perspektiivid. Valmistasime ette ka mõned slaidid. Üritan neid kohe seinale ka näidata ja alustakski siis käesoleva perioodi vahenditest ja Anu tutvustab seisu. Ja tere hommikust ka minu poolt ja alustuseks sissejuhatavalt siis käimasoleva ühtekuuluvuspoliitika perioodi fondide kasutamise ülevaade. Kokku on meil 3,4 miljardit eurot kasutada, millest 85% on nüüdseks kohustustega kaetud ehk siis rahastatud projektidega kaetud. Ja välja makstud on 31. mai seisuga 30%. Ja siin võib öelda, et kui kohustustega kaetus meil tegelikult on siin aastaid kenasti kõrge olnud, siis väljamaksetes eelmisel aastal toimus oluline hüpe, ehk et see hoog siis päriselt nende rakendustegevustega on sisse saadud, kulud laekuvad ja 2025 maksed enam kui kahekordistusid, kui võrrelda 2024. aastaga. Ja käesoleval aastal oleme siis esimese 5 kuuga välja maksnud 160 miljonit eurot. See aasta algus, nagu ikka tavapäraselt, on veidi aeglasem. Aga siin on ka näha maksetes kasvutrendi, et mai väljamaksed olid 44 miljonit, mis on sellise tavalise, aasta alguse esimese 4 kuu 30 miljoni keskmise makse kõrval juba väga hea edasiminek ja ka menetluses maksete arv või siis maht on järjest suurenemas. Ja kohustustega on katmata eelarvest veel 15% ehk umbes 500 miljonit eurot. Ja sellest ligemale pool on siis uued kaitsevõimekuse tõstmise meetmed, mis said rakenduskavasse lisatud alles selle aasta alguses, ehk nende ettevalmistamine käib ja tegelikult siis on kohe valmis ka startima ja toetuse andmise tingimused on ka juba enamuses kinnitatud. Ja kokkuvõtvalt siis tegelikult on ainult 4 toetuse andmise tingimuste õigusakti veel kehtestamata, sellest ka 2 on siis Kaitseministeeriumi toetuse andmise tingimused ja 2 on siis muudes valdkondades. Nii. Aga minnes edasi siis poliitika eesmärkide edenemise ülevaatega, siis kokku on rakenduskavas 5 poliitika eesmärki ja lisaks õiglane üleminek. Väga hästi on käivitunud või kiiresti läks käima poliitika eesmärk 3 ehk ühendatum Eesti, kus on suured transpordiprojektid. Siin sai kiiresti kohe rakenduskava kinnitamise järgselt alustatud. Küll siin kohustuste määr on nüüd mõnevõrra madalam, 78% ehk kuskil 144 miljonit on siin veel kohustustega katmata, aga see tuleneb sellest, et siin eelarve suurenes kõige enam nende kaitsevaldkonna ümbertõstetega, ehk lisandusid uued sõjalise liikuvuse projektid ja samuti on siit kavandatud siis ka liitlaste linnaku ehitus Narva. Nutikama Eesti all on maksed kõige madalamad, siin toetame siis teadus- ja arendustegevuse projekte, ettevõtlust, aga olulise kaaluga on ka digiriigi tegevused ja digitaalne ühenduvus. Ja siin siis, mis puudutab lairibavõrku ja 5G arendamist, need tegevused käivitusidki väga hilja ehk alles sellel aastal, kuna eeltingimuste täitmine võttis mõnevõrra rohkem aega. Ja poliitika eesmärk 2, siin enamuse, pool eelarvest juba on korterelamute rekonstrueerimine, mis on samamoodi edukalt kõik projektidega kaetud. Sotsiaalsem Eesti maksed on mõnevõrra ka madalamad. Siin on sellised jooksvad kulud, mis ei tulegi väga kiiresti. Ja enamus siis ESF tegevused, et sotsiaal- ja haridusvaldkond. Ja õiglane üleminek on 100% projektidega kaetud ja siin tegelikult veel lisandub uusi projekte. Valitsus on siin lubanud üleplaneeringut võtta umbes 15 miljoni euro võrra, just siis hajutada neid perioodi lõpu võimalikke riske, et hästi palju on ettevõtlusprojekte ja siin on ikkagi riskid suuremad nende projektide katkestamiseks. Ministeeriumide võrdlus on ka siin toodud. Kaitseministeerium hetkel ei ole veel saanud tegevustega alustada. Me oleme Euroopa Komisjoniga pidamas läbirääkimised, et nende skeemid saaksid ellu viidud siis tulemuspõhisena.
et edaspidi need maksed tuleks kiiremini ja oleks ka lihtsam rakendamisskeem, aga need läbirääkimised on võtnud aega. Loodame, et siis lähiajal jõuame ka nendega lõpuni ja need skeemid saab siis lähikuudel või hiljemalt selle aasta lõpuks ka käivitada. Ja siis minnes edasi perioodide võrdluse ja siis valitsuse eesmärkide juurde, siis tõesti seirame väga tihedalt edenemist. Igakuiselt saadame kirjalikke ülevaateid valitsusele ja on seatud ka eraldi maksete eesmärgid kõikide ministeeriumide lõikes. Eelmise aasta lõpus keskmiselt oligi eesmärk maksta välja 25% rakenduskava eelarvest. See sai kenasti saavutatud, isegi 15 miljoni võrra ületatud. Ja järgmine siht on nüüd seotud 30. juuniks, kus peaks saama välja makstud keskmiselt 32% Euroopa Liidu toetuse eelarvest ja sellest siis hetkeseisuga on puudu kuskil 2% ehk 73 miljonit, aga nagu ma ütlesin, siis ka tegelikult kulud, mis rakendusüksustele on esitatud, on järjest kasvamas, ehk et tänase seisuga juba kuskil 53 miljonit on menetluses ja siin on mõningaid suuremaid makseid veel näha, nii et kui me seda 100% saavuta, siis peaksime jõudma väga lähedale selle maksete eesmärkidele. Eks siin on, eesmärgid on tegelikult seatud ministeeriumide lõikes, siin on kõikumisi, osa ministeeriumi, näiteks nagu Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kliimaministeerium, on need maksete eesmärgid juba saavutanud ja teistest kaugemal on siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, HTM ja Sotsiaalministeerium. Ja siis eelmisel korral nende sihtide seadmisega koos tehti ka otsus, et kui ministeerium ei saavuta oma maksete eesmärke, siis on võimalik sügisel riigieelarve protsessis Rahandusministeeriumil teha ettepanekud välja maksmata summa ümberplaneerimiseks, kas siis nendesse tegevustesse, mis on väga hästi tööle läinud, mille järgi on suur vajadus, või siis ka lisada uusi tegevusi ja algatada rakenduskava muudatus. Ja minnes edasi üle-euroopalise vaate juurde, siis siin Eestil läheb väga hästi. Oleme saanud Euroopa Komisjonilt väljamaksete poolest siis kõige enam toetust juba kätte, ehk meil on ligemale 50% toetusest on Eestile juba üle kantud. Ja eks siin oli oma osa just nende samade kaitsevaldkonda ümbertõstetega kaasnenud hüvedega, et Eesti panustas väga palju, umbes 12% sai ümbertõstet teha ja sellega seoses siis saime ka täiendavaid ettemakseid, aga samas see roheline osa seal on ka ikkagi märkimisväärne, ehk et siis tegelikult kulude alusel tehtud väljamaksed Eestile on väga suured, nii et üle-euroopaliselt läheb meil väga hästi, aga muidugi hoiame ikka pedaali põhjas, et mitte siis selles tempos alla anda. Aga aitäh! Nii, aga võtame siis võib-olla 28. aasta perioodiks ka, siis saame konsolideeritud küsimused ja tähelepanu. Teeme nii, ma võtan siis üle ja tutvustan natuke järgmise perioodi väljavaateid. Euroopa Komisjon tegi uue eelarve ettepaneku eelmise aasta suvel ja siis käivitusid ka ettevalmistused mitmel rindel, et ühelt poolt siis kujundasime seisukohad selleks, et Euroopa üleselt läbirääkimisi pidada eelarve üle, aga teisalt alustasime ka siis juba strateegiliste aruteludega selles osas, milliseid sihte peaks siis rahastamise planeerimisel siseriiklikult aluseks võtta, mis on need tulevikutrendid, mis meid mõjutavad ja millega tuleb arvestada. Ja nüüd oleme siis jõudnud etappi, kus need mõtted on läinud juba konkreetsemaks, aga selleni kohe jõuan. Uus eelarve ettepanek on siis praeguse eelarvega võrreldes suurem, et 2 triljonit on siis kogu eelarve maht ja sellest suurima osa moodustavad just need eraldised, mida siis nimetatakse riikide ja piirkondade partnerluskavadeks ehk riigiplaanideks ja Eestile siis on ette nähtud ettepanekus 6,5 miljardit, mis on 6,5 miljardit, mis on siis nii-öelda riigi enda sisustada reformide investeeringutega. Teine eelarve sammas puudutab siis konkurentsivõimet, jõukust ja julgeolekut ja seal on siis fondid, mida juhib Euroopa Komisjon keskselt ja kus siis riigid, teadusasutused, ettevõtjad saavad üle Euroopa konkureerida nendele rahadele. Ja kolmas sammas puudutab siis Euroopa Liidu väliskoostööd. Kokkuvõttes see eelarve arhitektuur on senisega võrreldes oluliselt lihtsamaks muutunud, et varem eraldi eksisteerinud 52 fondi on konsolideeritud.
ja selle konsolideerimisega on püütud siis anda eelarvesse rohkem paindlikkust selleks, et liikmesriigid saaksid teha poliitikavalikuid mugavamalt ja teisalt siis Euroopa üleste eesmärkide täitmiseks oleks piisavalt paindlikkust ka selles vaates, kui peaks tabama mingi kriis. Et see COVID-kriis ja tegelikult ka sellele järgnev on energiakriis on tõendanud seda, et senine eelarve arhitektuur, kus kõik oli väga täpselt eraldi sahtlitesse ära jaotatud, ei olnud piisavalt paindlik selleks, et reageerida. Nii et sellest on õpitud ja see suurem konsolideerimine on nüüd välja pakutud. Seda kindlasti Eesti vaates saame toetada, et killustatus väheneb, paindlikkus suureneb ja sellega koos tegelikult reeglid ühtlustuvad, mis toob kaasa ka lihtsustamise ja oluline märksõna on ka tulemuspõhisus, mis siis puudutab seda esimest sammast ehk et väljamaksed siis riikidele tehakse tegelike tulemuste, mitte siis enam kulutšekkide alusel. Nüüd kogu selle esimese samba sisustamiseks siis riigid peavad koostama need riiklikud partnerluskavad ehk riigiplaanid ja seal siis hõlmatakse nii ühtekuuluvuspoliitika, mida siis Anu praeguse perioodi kontekstis just tutvustas, aga ka siis põllumajandusfondid ja sisejulgeolekufondid, nii et saab olema siis üks terviklik kava kogu selle riigile eraldatava summa ulatuses, mis siis peab sisaldama reforme ja investeeringuid ja ka siis selgeid tulemusi, mille alusel Euroopa Komisjon hiljem hakkab siis väljamakseid tegema. Nüüd rahalistest väljavaadetest natuke täpsemalt, et kui see kogu ümbrik Eestile pakutuna on 6,5 miljardit, siis sellest esmaselt tuleb ära sisustada 75%, seal hulgas on siis 100%-lisena põllumajandusele ette nähtud eraldis 1,6 miljardit ja siis ülejäänud ümbrikust 75%, nii et sisuliselt esimeses ringis tuleb sisustada circa 5 miljardit ja ülejäänu siis jääb sisustamiseks aastatel 31 ja 33. Kui vaadata, mis on selle rahaga kaasa tulevad reeglid, siis neid on ka senisega võrreldes oluliselt vähem, et tuleb siis tagada vähemalt 43% ulatuses kliima ja keskkonna eesmärkidesse investeerimine ja 14% siis sotsiaalvaldkonda, mis tegelikult hõlmab ka haridust, tervist ja tööturgu. Ja siis on kindlustatud põllumajandusele 1,6 miljardit, aga ülejäänu on siis riigi enda välja pakkuda, millistes proportsioonides, millistesse valdkondadesse soovitakse siis rahastust suunata. Nii et kui me võtame siis maha sellest 5 miljardist, mida siis esialgu sisustama minna selle ühtse põllumajanduspoliitika ja ka sisejulgeolekufondid mahuga 810 miljonit, siis sisuliselt muudele valdkondadele see suurusjärk on siis 2,7 miljardit, mida saab sisustada. Kui vaadata neid valdkondi, mida siis rahastada saab, siis kogu see riigi plaani struktuur põhineb siis 5 eesmärgil, seal vasakul alates A-st kuni E-ni ja katab siis põhimõtteliselt kõiki poliitikavaldkondi ehk riigil on kohustus siis kõiki 5 eesmärki adresseerida, aga milliseid alaeesmärke siis paremalt poolt sihiks võetakse, on riigi enda välja pakkuda. Nii et esimene eesmärk kindlasti kõige mahukam oma ulatuse mõttes, põllumajandus maandub sinna D alla ehk elukvaliteedi säilitamine ja kaitse on siis B, sotsiaaltervis, haridus C ja viimane siis põhiõigused, demokraatia ja õigusriigi tugevdamine. Nüüd ministeeriumid siis peale eelmise aasta selliseid strateegilisi arutelusid asusid pidama siis valdkondlikke arutelusid oma partneritega ja mõtestama siis juba konkreetsemaid ettepanekuid ja rahastamistaotlusi
mida see riigiplaan võiks siis hõlmata ja esitasid need ettepanekud meile märtsi keskpaigas. Kokku laekus 50 taotlust, mis sisaldasid siis circa 200 erinevat tegevust, mida siis võib pidada sisuliselt meetmeks. Ja kui me vaatame seda rahalist taotluste mahtu, siis see on 13,3 miljardit koos põllumajanduse rahastusega. Ja üsna ootuspäraselt kõige suurem konkurents on selles esimeses sambas ehk siis majanduskonkurentsivõime ja sinna tuli siis nii rahaliselt kui ka arvuliselt kõige enam taotlusi. Ministeeriumide lõikes ootuspäraselt ka Kliimaministeerium oli siis see, kes esitas kõige enam taotlusi, circa 3 miljardi kanti. Tegelikult isegi sellest rohkem on taotlusi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt, kui liita sellele 1,9 miljardile otsaga siis põllumajanduspoliitikale juba kindlaks määratud eraldis, nii et nemad on siis selles arvestuses liidrid. Ja kui nüüd mõelda sellele, et 3,4 miljardit on siis see maht, mida on võimalik sisustada siis väljaspool seda põllumajanduspoliitika kindlat eraldist, siis 3,5 korda rohkem on taotlusi kui tegelikult seda rahastamisvõimalust. Ja püüdsin siis 50 taotlusest välja sorteerida sellised suuremad märksõnad koos ka taotluste mahuga, et oleks natuke aimu, mis siis nende suure 5 ploki sees sisaldub. Et selle esimese majanduse konkurentsivõime plokis kõige suuremad taotlused puudutavad siis ettevõtluse, tööstuse ja ekspordivõimekuse toetamist mahuga 1,37 miljardit. Ja üsna samas mahus on siis taotlused seoses digiriigi arendamise, sideühenduste ja lairibaga seal miljardi juures ja võib-olla siis kolmandana siit suurimana regionaalarengu toetamine siis alates regionaalsest ettevõtlusest, avalikest teenustest kuni siis kogukondade võimestamiseni üle poole miljardi. Kaitse ja julgeoleku eesmärgi all kindlasti üks suurim elanikkonna kaitse ja kriisivalmidus, täiesti mahukas taotlus erinevate valitsemisalade kriisivalmidusega seotud investeerimisvajadustest ja seal kõrval tegelikult ka siis seesama juba sisejulgeoleku fondide skoop ehk Siseministeeriumi plaanid või siis taotlused seoses piirihalduse, sisejulgeoleku ja rändega, mis on siis mahuga 702 miljonit ja kolmandana siit siis jällegi side ja digiriigi toimepidevus, küberkaitse, mis puudutab siis julgeoleku tagamist. Edasi liikudes kolmanda eesmärgi juurde, sotsiaalne ühtekuuluvus, siin siis nagu mainitud on haridus, tervis, sotsiaal- ja tööturg ja siit kõige suurem rahavajadus puudutab siis kutse- ja kõrgharidust 537 miljonit, järgneb siis üld- ja keskharidus, noorsootöö, huviharidus 340 miljoniga ja kolmandaks siis sotsiaalhoolekande valdkond ja iseseisva toimetuleku toetamine 129 miljoni ulatuses. Neljas eesmärk, nagu öeldud, siis rohkem põllumajanduse nägu, siin siis peaks maanduma ka see 1,6 miljardit ühtse põllumajanduspoliitika toetusi, aga seal kõrval on siis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium esitanud taotlusega 1,2 miljardi ulatuses toetada siis toidu julgeolekut alates siis ise varustatusest, tarneahelatest kuni siis koostöö ja konkurentsivõime tugevdamiseni. Ja ka siin plokis siis looduskaitse ja elurikkus 326 miljoniga. Ja viimane siis põhiõigused, demokraatia ja õigusriik, siin siis lõimumise ja kohanemise teenused kõige mahukamalt esil, kus siis tegeletakse muuhulgas ka Ukraina sõjapõgenike siis keeleõppe ja muude siis kohanemisteenustega. Et selline on see taotluste
koondpilt. Me oleme sel korral püüdnud kogu protsessi üles ehitada hästi kaasavalt selleks, et siis võimalikult lai ring osapooli ja ka avalikkus saaks kaasa mõelda, kaasa rääkida, nii et panime siis Rahandusministeeriumi riigiplaani koostamise veebipessa üles siis kõik ministeeriumite poolt esitatud taotlused just selleks, et seda läbipaistvust tagada. Ja kuna me kõiki oma seminaridele kindlasti ei ole suutnud mahutada, siis just selle veebipesa kaudu oleme siis andnud võimaluse anda tagasisidet. Iga teemaploki juures on see link olemas, et siis partnerid, huvigrupid, liidud, kes iganes või siis inimene tänavalt saab ka siis oma arvamuse anda ja edastame need siis vastavatele ministeeriumidele ja kasutame siis ka omavahelistes läbirääkimistes seda tagasisidet muu hulgas, mis siit veebi kaudu ka tuleb. Nii et seal juba on seda tagasisidet kogunenud ja väga, väga asjalikku. Aga protsessis siis ka, et me, nagu öeldud, eelmise aasta lõpus selliste strateegiliste aruteludega alustasime, seal olid siis kohal katusorganisatsioonid, erialaliidud, kes siis koos ministeeriumidega kaugemaid ja sihte siis arutasid koos tulevikutrendidega ja peale seda siis ministeeriumid neid ettepanekuid hakkasid formuleerima ja oma valdkondlikke arutelusid pidama, nii et märtsi keskpaigas see saaks siis kogunes. Peale seda me Rahandusministeeriumi ekspertidega tegime siis sellise esmase hindamise, taotluste läbivaatamise üle 700 lehekülje, väga sisukat materjali ja üritasime sealt siis tuvastada kas siis sellised küsitavused või siis teiselt poolt sellised tugevamad ja selgemini sõnastatud taotlused ja peale seda siis tegime ministeeriumidega ringi kohtumisi, et taotlused üle käia ja ka tuvastada, et selle rahalise konkurentsi tingimustes, et mis on siis ikkagi valdkonnas need kõige kriitilisemad vajadused ja mis on võib-olla seal pingerea teises otsas. Küsisime siis kriitilisi küsimusi, mis meil ka ekspertide lugemise käigus kirja said ja mais jätkasime siis aruteluseminaridega, mis olid temaatiliselt siis planeeritud. Ja seal jälle siis katusorganisatsioonid, liidud, huvigrupid olid kohal, et anda siis ka ministeeriumidele seal kohapeal tagasisidet ja kaasa mõelda. Ja mai lõpupoole siis liikusime ka Tallinnast välja, Paidesse, Tartusse, Pärnusse, Jõhvi, et ka kohaliku tasandiga prioriteete arutada, kuulata nende ootusi, vajadusi ja ettepanekuid ja tegelikult luua seda silda kohalike kogukondade ja sädeinimeste ja ka ministeeriumide poliitika kujundajate vahel, et see dialoog saaks võimalikult varases faasis algust, et see lõpptulem siis erinevate meetmete näol vastaks maksimaalselt siis ka kohalikele ootustele. Ja nüüd peame siis järgmist ringi arutelusid ministeeriumidega, et ka reflekteerida seda tagasisidet, mida me saime seminaridel partneritelt ja piirkondadest ja püüda siis jõuda sellise optimeeritud ettepanekuteni, sest rahaline konkurents on tugev ja kuidagi meil tuleb jõuda vähendatud numbriteni. Nii et see dialoog käib, oleme kokku kutsunud ka mitmeid temaatilisi kohtumisi, sest on näha päris mitmete teemade puhul ministeeriumidel väga tugev ühisosa ja selleks, et neid silosid lõhkuda ja jõuda sellise hästi tervikliku ja läbimõeldud paketini, on see siis ettevõtluse toetamisel, kliimaeesmärkide toetamisel, laste noortele suunatud teenuste kujundamisel, et siis selliseid temaatilisi arutelusid peame ja see tundub väga, väga tõhus, et mõeldakse koos need asjad läbi selleks, et ei tekiks ühelt poolt dubleerimisi ja teisalt, et ei tekiks ka selliseid lünki selles tervikpaketis. Nii et ka selle kaudu me loodame siis sellise optimeeritud tulemuseni jõuda. Ja juunikuu on siis Riigikogu päralt, et oleme planeerinud siis kõigi fraktsioonidega kohtumised järgmisesse nädalasse 8. kuni 10. et siis arutada ka parlamendi erakondadega
tuleviku prioriteete, esitatud taotlusi ja otsida siis seda laiemat poliitilist ühisosa erinevatel teemadel ja 11. siis oleme planeerinud ka sellise paneelarutelude formaadi siin Riigikogu konverentsisaalis, et siis debateerida nende valikute üle, mis siin laual on ja teisalt siis otsida seda ühisosa, sest me tegeleme tegelikult 10 aasta plaaniga, et siis ta võiks olla võimalikult laiapindse toetusega. Ja valitsuse tasandil siis poliitilised arutelud toimuvad riigieelarve protsessis, nii et me siis enne jaanipäeva, kui me ootame ministeeriumitelt siis uuendatud ettepanekuid, optimeeritud ja konsolideeritud ja vähendatud ettepanekuid, siis läbi suve me selle ettepaneku kokku paneme siis kogu selle protsessi pealt, arvestades siis ka partnerite ja huvigruppide tagasisidet loomulikult ja valitsus siis arutab augusti lõpus, septembri alguses seda jaotusettepanekut ja kui siis me saame mandaadi, alustame kohe läbirääkimisega Euroopa Komisjoniga selle riigiplaani koostamiseks, mis sisuliselt võiks siis väldata kuni 27. aasta lõpuni ja siis paralleelselt loomulikult saavad jätkuda ka arutelud siis valdkondades juba konkreetsete meetmete disainiks, aga meie eesmärk on saada 27. aasta lõpuks ja plaan niimoodi paika, et 28 alguses oleks võimalik asuda rakendama. Nii et sellises tempos me liigume, sellised sammud seisavad ees, nii et sellega ma siin lõpetaks, lisasin slaididele ka selle lingi sinna taotluste juurde. Aga aitäh praegu! Nii, aitäh, proua Ingerainen! Suur aitäh selle ülevaate eest. Et endale asjad selgemad oleks, et seda eelmise või kestva perioodi raha, et näiteks nagu Rajaleidja, et kui nad ei suuda selle Rajaleidja asemel ikkagi seda teenust välja kujundada, kui kaua seda raha tohib kasutada, et mul on nagu täiesti erinevad andmed, et ühed ütlevad, et kindlasti 29, nii et mitte midagi juhtu, teised ütlevad, et tegelikult peaks ikkagi olema 27 lõpuks Eestil endal teenus valmis. Ja, et see võib tekitada segadust, kuna periood ise on ju 2021–2027, et 2029 on see tavapärane rakendamise aeg tegelikult, aga Eestil on võimalik kasutada nüüd veel ühte lisaaastat, ehk et me peame lõpetama projektid kindlasti aastaks 2030. Ja selle lisaaasta me saimegi siis nüüd samamoodi nende kaitsevaldkonna ümbertõstetega, mis olid väga mahukad, aga me oleme siin ka seisukohal, et seda lisaaastat peaks kasutama ainult äärmisel vajadusel, kui tõesti mingitest objektiivsetest asjaoludest tulenevalt ei ole võimalik projekte 2029 lõpetada, sest et 2028 algab juba uus periood ja mida vähem seda kattuvust on rakendamisel, et seda rutem saame ka uue perioodiga koha pealt minema. Ja teine küsimus, et vaatasin, et Sotsiaalministeeriumil 6% on sisustamata, et mis see rahalises nagu tähendab, mis suurusjärk ja et kas siis, nagu te ütlesite, et on ikkagi mingisugune aeg, et tehakse siis otsus, et kas siis tohib täitsa teisse valdkonda selle raha viia või tal on veel lootust jääda samasse valdkondaga lihtsalt teiste asjade peale? Ja Sotsiaalministeeriumil on kohustuste määr 94%, mis tähendab, et siis umbes 13 miljonit on neil veel sisustamata raha, aga see on juba kõik planeeritud, selles mõttes, et kas tulevad siis taotlusvoorud, et nende alusel siis tuleb juurde veel projekte. Aga mis puudutab rahade ümbersuunamist, siis eks selle sotsiaalsema Eesti poliitika eesmärgiga ongi kõige keerulisem, ehk et sealt me ei tahaks enam väga palju raha ümber suunata, tegemist on sotsiaalfondi vahenditega ja siin ka komisjoni poolt on kindel soov, et see raha peaks jääma sotsiaalvaldkonda, me oleme sealt juba ka ümbertõsteid teinud, aga selles mõttes, et TSF fondi sees ehk et nende samade tervis, haridus, sotsiaalvaldkond, et seal tegevuste vahel selle raha ümbertõstmise võimalus on olemas. Nii, härra Allas. Kõigepealt suur tänu väga põhjaliku ettekande eest ja minust küllaltki loogilise protsessi eest, millest oli kajastatud, kuidas neid rahasid nagu kasutusele võtta ja planeerida. Aga ma sooviks küsida, et kuidas on läinud siis selle 40%
ettevõtlusrahade suunamisega siis nii-ütelda kuldsetest ringidest väljapoole ja et äkki on võimalik lausa numbrites öelda ja kui ei ole praegu, siis kas on võimalik neid saata meetmete lõikes, aitäh. Ja aitäh küsimuse eest, võtan kohe numbrid ette. Et tõesti on otsus, et 40% poliitika eesmärgi 1 ehk nutikama Eesti ja poliitika eesmärgi 2 rohelisem Eesti ettevõtlusele suunatud toetustest peab minema väljaspoole Tallinna ja Tartu piirkonda. Ja see täitmise seis on siis poliitika eesmärgis 1, kus on siis ettevõtlusmeetmed ja just sellise teaduse, arenduse ja koostöö suunaga on hetkel määratud toetusest 37% täidetud, ehk siis 37% suunatud väljaspoole Tallinna ja Tartu piirkonda, ehk siis eesmärgist 3% puudu. Väga hästi on läinud poliitika eesmärgis 2, kus on siis eelkõige ressursitõhususe ja ringmajanduse meetmed ettevõtetele suunatud ja siin on lausa 70% suunatud väljaspoole Tallinna ja Tartu piirkonda. Täpsustavalt, aga kui niimoodi kogu rahasid vaadates, siis kui palju see moodustab või et kui need 37-70, et konkreetselt siis 40% kajastas siis 2 meedet ja palju need 2 meedet kogu fondist moodustavad sellest nii-ütelda praegusest käimas olevast perioodi rahadest? Eelarvest? Jah. Et siin me vaatame koos kogu toetust, Euroopa Liidu toetust ja riiklikku kaasfinantseeringut. Siin on rohelisemas Eestis on siis umbes 708 miljonit eurot, mis läheb niimoodi avatud voorudena ettevõtjatele ja nutikamas Eestis on see maht 918 miljonit eurot. Aga kui rääkida üleüldiselt toetuse rakendamisest, siis siin on ikkagi nagu tavaks saanud, kahjuks ka eelmisel perioodil, et esirinnas on ikkagi jätkuvalt Harjumaa. Teisel kohal on Ida-Virumaa, kes on saanud toetuseid siis kuskil 303 miljoni euro ulatuses ja siin on kindlasti õiglase ülemineku fondist väga suur abi. Ja järgnevad siis Tartu, Pärnu, Saare, Lääne-Viru, Võru, Viljandi, Järva ja nii edasi. Proua Inger. Ja siis ma tahtsin küsida selle tulevase perioodi kohta ja tulemuste mõõtmiseni, et kas need mõõdikud lähevad kuidagipidi kokku meie endi eelarvega või need on täiesti uued, mismoodi seda tulemust siis hinnata ja kas nad võtavad arvesse nagu mingisugust üldist elukvaliteeti või mismoodi nad seal kujunevad? Ma võin seda poolt kommenteerida, et need tulemused tuleb siis sõnastada riigi plaanis ja lähtudes eelkõige riigi plaani määruse lisast, mis on selline hästi mahukas dokument, kust tuleb esmalt leida siis sobiv sekkumisvaldkond, millesse raha suunatakse. Sellega seotud on siis kohe ette antud meile ka näitajad, mille hulgast me peame tegema valiku. Ja need näitajad siis omakorda seotakse ära rahaga, ehk et siin saab seada vahetasemeid, aga siis ka lõppsihttase. Näitajad on, nad on siis erineva iseloomuga, aga nad on sellised lihtsamad näitajad, ehk et näiteks toetatud ettevõtjate arv, rekonstrueeritud ruutmeetrite arv korterelamute puhul, koolitusel osalejate arv, ehk et selliste mõjunäitajaid nende hulgas ei ole. Need küll me kasutame ka neid riigi plaanis, nende kohustus on ka olemas, aga just, et kuna see raha on seotud näitajaga, et see peab olema selline hästi konkreetne, mis peab olema saavutatav juba projekti lõpuks, mida sa saad tõendada, mõõta, ehk et selles mõttes nagu meie jaoks on ka kindlasti parem, et need näitajad on sellise lihtsama loomuga, kui et me peame hakkama näiteks seal tõendama mingit SKP protsenti või midagi säärast. Ma veel täiendan, et see on see pool, mida me nii-öelda Brüsseliga arveldamisel peame aluseks võtma, aga kõik need meetmed, mida siis ministeeriumid välisrahast rakendavad, liiguvad ju läbi riigieelarve programmide ja programmidel on omad mõõdikud, mis tähendab, et me siseriiklikus seires ikkagi kasutame ka seda nii-öelda eelarve mõõdikute süsteemi. Nii et selles mõttes need 2 pilti on omavahel ikkagi tugevalt lingitud, lihtsalt Brüsseliga meil on püüame hoida selle lati võimalikult konkreetselt mõõdetavana ja teisalt nagu meile jõukohasel tasemel selleks, et mitte seada ohtu siis väljamakseid. Täpsustan, et
kas ma saan siis õigesti aru, et põhimõtteliselt meie oma Eestis saame ikkagi öelda, et Antsla inimeste elukvaliteedi võiks nagu tõsta ja vaadata, kuidas sellega seal on, et siin nagu Brüssel meid ei sega, et talle ütleme, et mingi konkreetsem selge. Ja härra Alla. Ja, aitäh, et kõigepealt kommentaar, et kui oleks võimalik, siis äkki saaks komisjon, et praeguse käimasoleva perioodi siis rahade kasutamise täpse nii meetmete lõikes ka protsentuaalselt ja kogu ulatuses siis protsentuaalselt, kuhu on raha läinud ja kui on võimalik veel piirkondade kaupa, et siis on nagu selge pilt, et sellest saab nagu edasi liikuda. Ja siis oleks küsimus, et kas valitsus on tänaseks andnud ka nagu sellise raami ette, et kuidasmoodi siis uuel programmperioodil mingit raame on ette andnud, võib-olla ühe, võib-olla mitu, et kuidas siis suunata raha suures plaanis, näiteks kehvema sotsiaalmajandusliku olukorraga piirkondadele, kas selline ülesanne on püstitatud ja et asendada siis seda, et kuna meil väga paljudes teistes riikides on need NUTS 1, NUTS 2 piirkonnad, kus siis raha juba alguses on teada, et läheb ühte kohta, läheb teise kohta rohkem, kus rohkem on vaja, et mis need raamid on ja kas need on ette antud, aitäh? Ütleme niimoodi, et meil põhiline selline lähtekoht on regionaalne tasakaalustatus, mis siis täna ei ole kuidagi veel konkreetse protsendi näol väljendatud, aga sellise üldise põhimõttena, et valitsus on selle kokkuleppe teinud, et ministeeriumidel tuleks siis arvestada välisvahendite, sealhulgas siis selle koostatava riigiplaani vahendite regionaalselt tasakaalustatuma suunamise vajadusega väljaspoole Harjumaad, pöörates eraldi tähelepanu idapiiri aladele, mis siis puudutab Kagu-Eestit ja Ida-Virumaad. Ja Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, mille on siis kohustus selles protsessis, riigiplaani koostamise protsessis määratleda koostöös teiste ministeeriumidega konkreetselt need meetmed, millel on siis suurim regionaalse mõju potentsiaal väljaspool Harjumaad ja idapiiri aladel ja vastavad ettepanekud siis esitada Rahandusministeeriumile järgmise aasta sügiseks. Ehk siis, kui me sellel sügisel lepime kokku selle riigiplaani nii-öelda selgroo, ja hakkavad siis konkreetsed meetmed selle alusel kujunema, siis selles protsessis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium peab siis ministeeriumidega dialoogi, et kuidas vastav meede disainida siis selliselt, et ta aitaks kaasa regionaalsele tasakaalustatusele, kuidas ta jõuaks rohkem väljaspoole Harjumaad ja jõuaks sinna Kagu- ja Ida-Eestisse ja selles protsessis siis selle protsessi tulemusena fikseeritakse siis ära, väljendub see siis mingisuguses konkreetses protsendis, nagu ta tänasel perioodil on, et 40% ettevõtlustoetusi või on ta kuidagi mingi muu kokkulepe, näiteks, et selles piirkonnas kasutatakse näiteks keskmisega võrreldes kõrgemat toetusmäära või antakse mingeid muid soodsamaid kriteeriume siis nendele piirkondadele või sealt tulevatele toetuse saajatele. Et ühesõnaga see kokkulepe on tehtud, et see suund võetakse ja seda siis nüüd sisustatakse koos selle protsessiga. Nii, aga võtame küsimus, on tõesti palve, mida härra Allas esitas, et kui siis saab ministeeriumi saata. Aga nüüd võtame praeguse eelarve perspektiivi. Meil on tegelikult läbi, me oleme 5,5 aastat on läbi. On nii, eks ole. Ja meil on 7-aastasest perspektiivist ja meil on 500 miljardit ei ole veel kaetud siis kohustustega, eks ole, 15%. Millest, aga raha, mis puudutas ka ümbertõsteid, mis oli siis nii-öelda kahetise kasutusega või kaitsevaldkonda, need otsused ju tehti ära 25. aasta alul. Et millest on tingitud see venimine siis, et nad ei ole praegu ka kohustusega, määrustega tasemel vormistatud? Kohustustega kaetus nüüd siis tähendab konkreetselt rahastatud projekte.
Okei, mitte kohustusega kaetud, aga siis otsustatud, kuhu raha eraldada, jah? Jah. Tegevused on planeeritud, toetuse andmise tingimused on kehtestatud, 4 on kohe tulemas. Aga jah, et pool sellest summast siis moodustavad kaitsevaldkonna tegevused, aga seal on siis eelarves veel vahendeid, mis ongi kavandatud kasutada kas avatud taotlusvoorudena siin perioodi lõpuni jooksvalt iga-aastaselt, või siis on ka siin suurem, osa tegevusi, mis tõesti on alguse tõttu viibinud, kus ei ole veel reaalselt projektidena jõutud, aga plaanid on tehtud, ehk et tegevused on kinnitatud ja loodetavasti siis ka need kohustused õige pea peale tulevad. Aga oskate näiteid tuua, see ei ole muidugi teie valdkond, aga kitsalt vaates, aga mis need on siis, kus on plaanid on kinnitatud, aga tegevused veel tulevad? Jah, poliitika valdkond või poliitika eesmärk 1 all näiteks ongi 5G arendamine, kus on umbes 10 miljonit eurot, taotlusvoor on välja kuulutatud, aga siis esitamise tähtaeg alles saabub, ehk et siin ei ole saadud rahastusotsuseid teha, kohustusi peale võtta. Poliitika eesmärk 2 all on suurem kohustustega katmata summa linnapiirkondade säästva liikuvuse tegevustes, ehk Tallinn, Tartu, Pärnu, siis jalgrattateed ja nii edasi. Poliitika eesmärgist 2 juba rääkisime, et seal tõesti uued siis maanteed ja sõjalise liikuvuse objektid ja regionaalse või siis inimestele lähedasema Eestial on samamoodi teatud osa summast veel kohustustega katmata, kuna siin oli tähtaeg esitada projekti aasta lõpuks, mõned otsused on viibinud, aga siin on ka vahendeid, mille eest siis on täiendav voor kavandatud Ida-Virumaale selliste nutikate linnalahenduste elluviimiseks. Nii et need on peamised põhjused. Ja mis puudutab neid ümbertõsteid, mida siis eelmise aasta sügisel kokku lepiti, siis need muudatused kinnitas Euroopa Komisjon alles selle aasta veebruaris siis ametliku rakenduskava muudatuse näol, mis sisuliselt tähendas ka juriidilist stardipauku. Aga kui me võtame selle, et meil on 21–28 eelarve perspektiivis, meil on 5,5 aastat läbi ja meil on kohustusega kaetud 30%. Ütleme. Kohustustega kaetud 85%. Kohustustega kaetud, ütleme, 85% on paika pandud, kuhu raha läheb ja 30% on välja makstud. On nii korrektne, eks ole, termid lähevad sassi. Nii, 2000 üle-eelmises eelarve perspektiivis olime selleks ajaks, oli see 2 korda suurem väljamaksmise maht. Eelmises finantsperspektiivis oli see 50% suurem, eks ole, 44% selleks ajaks. Et mis on siis, ütleme, siin on üks asi on see, et Euroopa tasemel meil ka väljamaksete osakaal on kõrge, aga mu küsimus on, et mis on selle suhtelise aeglasema tempo põhjus, kui me võrdleme eelmise ja üle-eelmise finantsraamiga? Ma teen algust, et põhjus on väga lihtne, starditi 2 aastat hiljem võrreldes eelnevate perioodidega ja selle põhjus oli COVID-kriis, mille leevendamiseks siis otsustati kiirelt võtta üle-euroopaliselt laen, asuti seda sisustama ja turule päästma ja see regulaarne rahapakk tõsteti kõrvale ja kui siis taasterahastu sai käiku lastud, siis võeti alles käsile siis uuesti need struktuurifondide läbirääkimised, nii et sellest ka hilisem start. Aga ma küsin nüüd selle kohta, et järelikult 70% te viitasite, et makstakse välja, eeldame, et on see tavapärane nominaalne lõppkuppel on 2029 lõpp, eks ole, ja makstakse välja siis, see peaks olema siis 26. aastas, mis meil see delta moodustab 26. aasta suvest, see on siis 2,5 aasta jooksul, eks ole, on nii. Et kas te prognoosite siis selle 2,5 aasta jooksul, kui me jagame nüüd selle 2,5 miljardit tuleb maksmata, või ütleme siis välja maksmata raha, eks ole, suurusjärgus, eks ole, võtame niimoodi. Siis te prognoosite, et raha välja maksmine on siis miljard aastas, jah? Lisaaasta on siis, ma saan aru, poliitika on praegu, et see on erakorralisemaks iseloomuks, mis on siis see reserv aasta 2030, eks ole. On see mõttekäik korrektne, et kas te prognoosite seda siis ühetaoliselt, et makstakse siis miljard pluss välja iga aasta?
See maksete siis ajajoon oli slaidil muidu olemas, inimesed hetkel ei saa jagada, aga selle aasta prognoos on välja maksta 684 miljonit eurot, et hetkel küll ministeeriumid on prognoosi üle vaatamas, et see mõnevõrra võib korrigeeruda ja maksete haripunkt peaks olema järgmisel aastal, 2027, mil see väljamaksete maht peaks jääma seal kuskil 790 miljoni euro kanti ja sealt edasi siis tuleb taas langus ja viimased väljamaksed planeerime teha 2030. aastal ja see maht siis hetkeseisuga on kuskil 50 miljonit eurot. Aga jah, et siin tõusvas tempos kuni 2027 lõpuni ja sealt siis hakkab väike langus tekkima. Aga nüüd, mis puudutab perioode ja siin järgi jõudmist, siis tegelikult, kui me vaatamegi neid makseid, siis me võiksime, kui need ilusti realiseeruvad, et siis selle aasta lõpuks me võiksime jõuda järgi eelmise perioodi tempole, ehk kuskil 44-45% võiks saada välja makstud, ja sealt edasi siis ka niimoodi tõusvas tempos, et järgmise aasta lõpuks 69% ja sealt edasi 87% ja siis kuni 2030 100% välja maksta. Ma küsin, et meil selle aasta eelarve, eelarves kinnitatakse ka välisvahendid, eks ole, see oli üle miljardi, et mis oli välisvahendite kasutamine oli, eks ole. Kas isegi 1,2 või 1,5 miljardit oskate meenutada. Et kuidas siis nüüd selles loogikas praegu väljamaksed on, te eeldate, et tulevad 680 miljonit? Siin me räägime ainult ühtekuuluvuspoliitika vahenditest. Aga palju te prognoosite siis välisvahendite kogu väljamakseid 2026. aastal võrreldes 2026. aastaks prognoositud eelarvega? Hetkel mul ei ole käepärast selles aastasse planeeritud välisvahendite koondmahtu. Saan jagada 25 aasta tulemusi, kus siis välistoetus oli kokku planeeritud 1,73 miljardit eelarvesse ja selle täitmine oli 100%. Nii et vaadata nagu aastate lõikes seda dünaamikat, prognoosi täpsus on hüppeliselt tõusnud ja me ootame ka 26. aastalt sama täpset täitmist. Proingere. Ja mul on küsimus, mis meie Riigikogu pesamuna ka juba korra küsis, et kui Hispaania, kes jätavad kasutamata selle raha, et kas siis tuleb nagu mingisugune jääkide võimalus ka, kust saab Eesti osa? Sellisel juhul, kui jääb osa eelarvevahendeid kasutamata, siis nad jäävad Euroopa Liidu ühisesse eelarvepotti ja siis on võimalik teha sellest siis komisjoni ettepanekul otsuseid, et ma isegi ei tea, kas varasemat ajaloos on olnud sellist märkimisväärselt nagu pretsedenti, kus see pretsedent tekib, ilmselt on taasterahastu, mis siis oli teiste fondidega võrreldes lühema kasutustähtajaga, praegu on lõpusirge käsil ja võib juhtuda, et osadel riikidel ei õnnestu kogu toetusraha siis kätte saada just selle ajasurve tõttu, aga selle instrumendi puhul oli tegu ühislaenuga, nii et siis lihtsalt finantsturgudelt laenatakse selle võrra vähem ja üle-euroopalist nagu mõju selles mõttes ei teki. Ma küsin veel selle kohta, et kui nüüd on 70% sellest rahast, see on suuruses 2,5 miljardit, ei ole veel välja makstud. Ühe osa puhul on kohustused nii-öelda võetud, mis tähendab kolmanda sektori puhul see on või ütleme, kolmandate isikute puhul see on juba, nad eeldavad, et selle saavad, eks ole, seal valitsusel muutusi väga radikaalselt sekkumata ei ole võimalik teha. Kui palju on seda raha, millel on võimalik muutusi teha? Kui me räägime praegu avaliku sektori kuuluvalt, 500 miljonit on niikuinii, eks ole, seda veel ei ole realiseeritud, seda valitsus ilmselt realiseerib, eks ole, lähemas tuleviks, nagu ma siin aru, aga muu rahaga, mis jääb järgi see 2 miljardit, palju on ta siis avalik sektor või valitsuse kontrolli all oleva sektori maksed prognoositud? Saate aru mõttekäigust, jah? Jah, et riigiprojektide, ütleme siis käskkirjade alusel ellu viidatud tegevuste maht rakenduskavas on kuskil kolmandik, et üle 1 miljardi, et seal on tõesti, et võetakse kohustused kohe üles ja projektide elluviimine toimub kogu perioodi vältel, ehk seal ei pruugi päriselt olla lepingud sõlmitud, et seal võib olla nagu seda paindlikkust sees. Aga mis puudutab avatud voorene, seal on, antakse taotlusrahuldamise otsus, juhul minnakse kohe ka hankesse, lepingud on sõlmitud, et seal sellist paindlikkust ei ole. Aga mul on küsimus selles, et nüüd kui minna uue perspektiivi juurde, siis
selle raha puhul, mis meil on ette nähtud, ütleme see 6,5 miljardit, osad on nagu väga mehhanitsistlikult ära jagatud, nagu näiteks põllumajanduse toetused, eks ole, suures osas. Selle raha puhul nüüd, kas Rahandusministeerium on hinnanud ka seda nende vahendite puhul, kuidas on, arvestades seda väga keerulist eelarve olukorda, mis meil on järgmise eelarve strateegia perspektiivis, eks ole, keskeltläbi seal 4% pluss defitsiit 4 aasta jooksul, on hinnanud, millist Euroopa Liidu seda struktuurvahendit kasutades meetmetega oleks võimalik seda eelarvekoormust ka riigi kulutuste mõttes leevendada. Kas niisugune ülesande püstitus on üldse Rahandusministeeriumil seatud hindamiseks? Eraldi sellist hinnangut ei ole me hetkel veel andnud. Eks need välistoetused saavad olema üks osa riigieelarve strateegiast ja nii-öelda tulude poolel üks tulukomponent. Selles mõttes, kuna tegemist on nii-öelda tavapärase osaga riigieelarvest ja riigieelarve strateegiast, tõsi, järgmisel perioodil toetused suurenevad, siis mõju selles mõttes on kindlasti positiivsem võrrelda praeguse perioodi koondmõjuga, aga riigieelarve koostamise protsessis, kui nüüd aastateks 28, 29, 30 saavad riigieelarve strateegiasse juba siis uue perioodi vahendid sisse, siis see mõjuga hakkab nii-öelda avalduma selles riigieelarve. Praegu eelarve strateegias, ütleme, või ka majandusprognoosis, aga selle pinnalt eelarve strateegias, mingisugune mõju, ma mäletan, on arvestatud, aga see on lihtsalt nii-öelda maksumõju ja majanduse üldkasvu mõju, mitte see mõju, et palju võimaliku Euroopa Liidu struktuurvahendite loogika kaudu on mingid funktsioone, mis iganes võiks seisneda, eks ole, või kohustusi riigil, mis on jooksvalt peal, ütleme, siseriikliku eelarve rahastamisega võimalik leevendada. Ma saan aru, seda ülesannet ei ole eraldi püstitatud teile praegu analüüsimiseks või hindamiseks. Ei, sellist analüüsi me ei ole teinud, et majandusprognoosi kontekstis tõesti välisvahenditega arvestada. Mitte analüüsi, aga ütleme, abi või eesmärki, eks ole, selles mõttes. Aga ma küsin nüüd seda, et kui meil praegu on need meetmed on mitmekesised, põhinevad teatud metoodikal, eks ole, määruse kinnitatud metoodikal, Euroopa üldise struktuurfondi, seal mingi samba meetodil, eks ole, niisugused ja sisaldavad ka erinevaid indikaatoreid. Ma küsin nõnda, et selle raha puhul, mida need valikuid nüüd langetatakse ja tõepoolest eraldi võetuna, kui suumida see väga detailseks, kõik projektid tunduvad toredad, piiratud ressursi tingimustes tuleb valikuid teha, eks ole, ükskõik millist, aga ennekõike nad rajanevad siis niisuguse mitte jooksva kulutamise, vaid niisuguse infrastruktuurse ütleme siis arengu erinevuste tasandamise loogikas, üle-euroopaliselt või siis ka Eesti regionaalselt. Ma küsin, et kas te olete seadnud kas struktuurvahendite nende uute planeerimisel või on teil püstitatud ministeerium niisugune loogika, niisugune indikaator erinevate elementide hindamiseks nagu sisemajanduse koguprodukti kasv? Sellist konkreetset indikaatorit ei ole me seadnud tänases faasis. Mida ma tahan rõhutada on see, et me selles planeerimise siis tsüklis oleme ette andnud ministeeriumidele siis sellised kriteeriumid, mille kaudu need taotlused läbi mõtestada ja sealt siis osad puudutavad tegelikult ka sisemajanduse koguprodukti ehk siis mõju konkurentsivõimele, mõju
üldisele nagu ettevõtlusele või selle aktiveerimisele, tulevikukindlus, jätkusuutlikkus, hilisema ülalpidamise mõttes ja nii edasi, et kõiki neid elemente on ministeeriumid oma taotlustes mõtestanud just selleks, et muu hulgas siis ka selle kaudu tuvastada siis SKP-le potentsiaalselt positiivsemad valikud ja teisalt siis need, mis võib-olla investeeringute näol hiljem tähendavad ka püsikulu võtmist ja selle nii-öelda siis teadvustamist, et sellised elemendid on nendes taotlustes kenasti kaetud. Aga ma küsin siis nõnda, et neid taotlusi oli seal kokku 13,8 miljardi eest vist, eks ole, üle 2 korra rohkem, kui ta siis raha on, aga see on ka erinevad sektoris koormus, eks ole, taotluste puhul. Nüüd, või taotluste maht on suurem kui eraldatav raha, et ta ei ole päris üks kahele nii-öelda, eks. Aga et selles loogikas, kas meil nagu mingisugune mõõdetav loogika on, et oletame, et kõik see raha rakendatakse, kui see 13,8 miljardit selle 7 aastaks rakendatakse. Et ma küsin lihtsalt, et saada aru indikaatorist, kui palju siis tekib püsikulu peale, ütleme selles loogikas, kas meil selle juhtimislaud võimaldab tervikuna seda hinnata, kohustused, mis võetakse, ükskõik siis ülalpidamiskohustused või muud kohustused. Ja teine on, et palju siis ikkagi majanduskasvu, et kuidas majanduskasvu loogika on, ministeeriumid kirjutavad oma analüütilise hinnangu pealt, eks ole, et mõjutab majanduskasvu, mõjutab positiivselt, kui palju mõjutab, kuidas iganes seda ekstrapoleeritakse, aga kuidas te seda ise hindate? Seda majanduskasvu kriteeriumitega, ütleme, kui seda eraldi ei ole nagu seatud, eks ole, keskseks hindamiseks, eks ole, igaüks võib kirjutada, et ma käin kompetentsuse kahtluse alla, aga mingi oma oletusliku või hinnangulise loogika, eks ole. Võib-olla alustaks sealt algusest, et taotlusi esitati 13,3 miljardit. Nendest sisus nii-öelda rahastada lõpuks õnnestub, nagu ma ütlesin, esimeses ringis 5 miljardit. Ehk seal tuleb teha väga tõsine reha nendes taotlustes ja kui see valik on tehtud selle aasta sügisel, siis on võimalik ka nende puhul siis vaadata, mis on see kaasnev püsikulu või vastupidi kokkuhoid, sest on ka teatud asjade puhul ette näha kokkuhoidu ja teisalt siis hinnata ka seda, kui suurt hulk siis sellest 5 miljardist on siis ettevõtlusele suunatud meetmed, mis on ilmselt kõige otsesema SKP mõjuga, aga teisalt, mis on ka riiklikud investeeringud, mis stimuleerivad majandust. Et siis on võimalik seda hinnata. Täna on seda liiga vara teha selles mõttes, et suur osa nendest taotlustest paraku jääb kõrvale. Arusaadav. Aga mu küsimus on selles, et kas meil täna on võimalik hinnata, me ükskõik eelmise eelarve perspektiivi mõttes, see on veidikene juba pikem plaan, eks ole, viimased väljamaksed kestsid, aga ütleme ka jooksvalt, kus me praegu ju maksame raha välja, eks ole, 3% välja maksnud, 7% ees, et üks asi on nüüd SKP kasv seoses sellega, et lihtsalt on sisetarbimine ja ehitatakse mingi maja või makstakse mingile ettevõttele toetus välja, seal 10 miljonit, 20 miljonit, sellega tekib, eks ole, SKP. Aga mu küsimus on, et nii-öelda reaalmajanduskasvu võimendi. Kas me seda oleme kehtiva Euroopa Liidu vahendite puhul oleme võimelised täna monitoorima? Ja oleme ikka, aga meie maja fiskaalpoliitika valdkonna kolleegid oskavad siin kindlasti täpselt numbritega aidata, ma ei hakka ise siin spekuleerima, et seda tehakse tegelikult ju regulaarselt majandusprognoosi koostamise raamides. Tähendab Euroopa Liidu või välisvahendite mõju majanduse, ütleme siis, kasvu multiplikaatorina. Ma usun, et meie maja kolleegid saavad siin erinevaid arvutusi ja numbreid kindlasti pakkuda, et ma ei spekuleeri siin ise. Rallas.
siin ma tuleksin üle laua ametnikele appi, et majandusgraafid on öelnud, et majanduskasvu potentsiaal väljaspool neid kuldseid ringe on Eestis suurem, et kui on suunata siis seda raha regionaalselt tasakaalustatumalt väljapoole, siis neid kuldseid ringe, siis tõenäoliselt tuleb ka sealt see majanduskasv, aga ma arvan, et see eesmärk, et lihtsalt tasakaalustatumalt ei ole piisav, et tegelikult praeguses etapis oleks vaja täpsemad ära määratleda ikkagi need eesmärgid, mille jaoks, kuidasmoodi siis neid sotsiaalmajanduslikud kehvemaid piirkondi aidata, milliseid näitajaid soovitakse nagu nende vahenditega paremaks saada ja teistpidi siis ka ikkagi, ma arvan, et nii rahamahult kui protsentuaalselt toetuse mahust, et see annaks nagu selgemad piirid, sest varasemad kogemused eelnevatest perioodidest on näidanud, et räägitakse küll, et me ei hakka seda 2 piirkonda tegema, et küll me ise saame siin riigis hästi ära jaotatud, aga tegelikult läheb nagu alati. Ehk siis raha läheb ikkagi sinna, kus on kõige lihtsam teda jaotada, mitte sinna, kus teda kõige rohkem vaja oleks. Nii et selles suhtes siit on nagu väljakutse kindlasti nii valitsusele kui ka poliitikutele ja kõigile, kes kaugemate piirkondade ees südant valutavad, et täpsustada ikkagi seda ja anda ka selgem sõnum ministeeriumitele. Aitäh! Ja see üldine sõnum on antud ja nagu ma ütlesin, et konkreetsed sihid siis lepitakse kokku järgmise aasta sügisel, kui see menüü on teada ja siis on võimalik ka kokku leppida nendes hoobades või sihttasemetes, siis kuidas toetused peaksid jõudma kuldsetest ringidest välja. Aga mul on küsimus veel, et me rääkisime struktuurvahendite puhul, uue perspektiivi puhul SKP-st, me rääkisime olemasoleva eelarve võimalustest ja selle kohustuste leevendamisest eelarvestrateegia puhul. Mu küsimus on nüüd välisvahendist, ma hüppan vedikene CO2 vahendite juurde. Kas CO2 vahenditest on võimalik kasutada ka ühistranspordi toetuseks vahendid? Kui te oskate välisvahendite valdkonnas öelda? Kui tegemist on säästva liikuvuse investeeringutega, siis jah, sest et CO2 rahadest saab rahastada siis ainult tegevusi, mis vähendavad CO2 heidet. Tähendab, ma lugesin seda määrust, või tähendab direktiivi, see on siis selle emissioonikaubanduse, direktiivi. Te ütlete investeeringutega, seal iseenesest investeeringu sõna ei olnud mainitud. Saab teha sealt investeeringuid, mis vähendavad keskkonnajalajälge. Ma mõtlen, see on, ühistranspordi toetada saab, eks ole, erinevad, et vähendada keskkonnajalajälge. Aga teie tõlgenduse järgi seda saab piirata, see on piiratud ainult investeeringutega? See võib tähendada ka pehmeid tegevusi, aga mida Eesti on rahastanud sealt muuhulgas näiteks jalgrattateid või mis me veel oleme seal trammi... Varasemalt küll, jah. Ühistranspordi toetusi te tõlgendate, et see ei võimalda rahastada? Ühistranspordi... Kas või ükskõik millist dotatsiooniskeeme, mida makstakse ka liikuvuse tagamiseks, et vähendada siis heitme mahtu ja alandada planeedi temperatuuri? Sellist püsikulu katmist minu teada ei ole CO2 vahenditest rahastatud ja ma ei ole kindel, et seda teha saab. Et üldiselt seda tüüpi rahade puhul pigem just. Aga mul on küsimus selle kohta, et nüüd, kas te olete, seadnud, mis puudutab ka, kui me räägime sellest, et ootus, et üldiselt SKP mõõdikut ei ole seotud, et need on, aga nüüd on küsimus selles, et meie majanduse, siin on üks asi, metoodika on ju erinev, kuidas lähendada. Erinevad valdkonnaministeeriumid koostavad konkurentsikeskkonnas taotlused ja siis arbiitrina valitsus langetab mingisuguse valiku, eks ole, piiratud ressursi tingimustes. Nagu ta võiks, nagu mehaaniliselt see protsess ju välja näebki. Aga minu küsimus on, et kas valitsus on andnud ka Rahandusministeeriumile suunise selle kohta, mis puudutab siis Euroopa Liidu vahendite kasutamisel saavutada meil mingites skaleeritud majandusvaldkondades niisugune kiirem SKP kasv.
Ja see hõlmab, miks see on oluline, sest need meetmed on omavahel selleks, et seda saavutada, kui me räägime riike, kus nad on kümnetes protsentides SKP kasv toimunud, need hõlmavad omavahel nii seal sotsiaalse teadusarendus, aga ka siis selle regionaalse või ka tööstusvaldkonnad, erinevad meetmed põimuvad omavahel, et seda tuletada. Kas niisugune ülesande püstitus on ja kui need valdkonnad on välja valitud, mis need valdkonnad oleksid, mis on antud siis liini või taotlusministeeriumidele eesmärgiks? No selle valiku või sellise suuna saab valitsus kokku leppida sügisel, et me selleks valmistamegi ette siis nende laekunud taotluste pealt sellist võimalikult mõjusat paketti ja valitsus saab siis selle eeltöö pealt selle debati pidada ja otsused teha, kattes siis nii-öelda prioriteetsed valdkonnad. Härra Allas. Aitäh, et äkki selgituseks, et millises rahakatlas on siis need ETS1 võimalikud ETS2 vahendid, mida kunagi planeeriti, et need ei puuduta ju seda potti, aga äkki veidi valgustate, et nagu tuleviku tegevuste osas, kuidas need olid planeeritud ja mis sellega võib muutuda, kui üks tuleb, teist ei tule, aitäh. Ma ise ei ole selle heitkaubanduse süsteemi juures nagu igapäevaselt nii tegev, et ma päris ammendavaid vastuseid saan anda, aga põhimõtteliselt igal aastal siis vaadatakse selle ETS1 kehtiva süsteemi puhul siis ühiku hinna prognoosi, selle alusel tehakse siis tuluprognoos, sinna kõrvale tekib kuluprognoos, siis selle alusel, millised meetmed või investeeringud on eelneval aastal või eelnevatel perioodidel otsustatud ja siis võrreldakse siis tulu-kulu prognoosi ja siis sealt ilmneb, kas potentsiaalselt võiks siis olla laekumisi rohkem, millele saaks anda siis uue sihtotstarbe ja siis eelarveprotsessis valitsus otsustab siis selle nii-öelda tulu edasise kasutuse. Nüüd ETS2 süsteemi puhul seal on vaja riigil kõigepealt direktiiv siis üle võtta ja siis sisuliselt loogika on sarnane, aga jah, detailsemalt ma ei oska kommenteerida. Aitäh ja väljenduvad nad siis CO2 vahendites, mis riigil on jagada. Just, et riigi tulud siis seal heitkaubanduse süsteemis osalemisest ja nad planeeritakse siis riigieelarve protsessis ja eraldi lisa on riigieelarve strateegias, kus on siis need otsustatud meetmed välja toodud resperioodi jooksul. Üks küsimus veel, kui tohib. Ja kust meil on praegu rahastatud korteriühistut või kortermajade rekonstrueerimist eelkõige, mis vahenditest? Korterelamute rekonstrueerimist oleme me toetanud nii CO2 vahenditest, struktuurifondidest, mida siis Anu tutvustas, ka taasterahastust ja ka uue perioodi paketis on see taotlusena sees, nii et me oleme kombineerinud seal kõiki erinevaid allikaid. Ja kuidas nad protsentuaalselt jagunevad, et kust need vahendid tulevad? Ma lihtsalt muretsen, et kas meil uuel perioodil jätkub kortermajades sama kiire rekonstrueerimise trend, sest tegelikult on ju tohutud kortermajad vajavad veel rekonstrueerimist. Kõige suurem osakaal kindlasti ongi ühtekuuluvuspoliitika fondidest tulnud, et käimasoleval perioodil on eelarve 325 miljonit eurot, mis on kõik projektidega tänaseks ka kaetud, et viimased otsused tehti esimeses kvartalis. Aga järgmise perioodi ettepanekute hulgas on korterelamute rekonstrueerimine ja elamufondi siis renoveerimise ettepanek täiesti olemas, et see on üks teiste hulgas, mida hinnatakse. Aga mul on küsimus nüüd selle kohta, et kui vaadata erinevaid Euroopa riike, kes on demograafilises kriisis, siis siin on vägagi erinevaid meetmeid struktuurvahendis, mida rakendatakse. Kas inimeste, lahkunud inimeste naasmiseks, nende integreerimiseks või siis muude siis sotsiaalvaldkonna programmidena. Kas nüüd Rahandusministeerium demograafilise kriisi puhul
see võib olla seotud, tähendab siis sündivuse languse pidurdamises või ka rahvastiku paiknemise loogikas, eks ole, säilitamises, et kas sellise keskse eesmärgi nendele fondidele rahajaotusele on ka määratlenud või valitsus siis andnud suunise Rahandusministeeriumile? Euroopa üleselt demograafiliste väljakutsetega tegelemine on üks suuri prioriteete ka nende riigiplaaniga seotud siis ettepanekute juures. Komisjon rõhutab sellist põhimõtet nagu right to stay ehk riigid peaksid siis hoolitsema selle eest, et inimesed ei oleks sunnitud oma praegustest elukohtadest lahkuma selleks, et seetõttu, et neil puudub seal perspektiiv, kas siis töökohtade vaates või elukeskkonna vaates. Nii et see on üks läbiv põhimõte, millega meil niikuinii tuleb arvestada. Siin võib-olla kõige sisukamalt on nendele küsimustele mõelnud ettevalmistavas faasis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium siis erinevate regionaalarengu meetmete näol, aga tegelikult on tegemist väga kompleksse küsimusega, kus loomulikult on oma osa sellel samal korterelamute renoveerimisel, et see tagaks ikkagi sellise inimväärse ja ütleme siis energiasäästliku elukoha. Siin on tegemist ettevõtlusmeetmetega, et siis ka üle Eesti neid töökohti tekiks. Ja loomulikult kogu see hariduse ja sotsiaalvaldkonna pool, kus tegelikult mõtteid on ka väga palju, aga kõik nad peaksid moodustama sellise tervikliku paketi, et hoida inimesi Eestis ja Eesti erinevais paigus. Nii, aga aitäh teile. Sellega on väga asjatundlik töö. Kindlasti me siis jälgime tähelepanelikult seda ees seisavad siis ka ju arutelud, eks ole, siin ühiskonnaga dialoogis parlamendis, eks ole. Ja siin see on kindlasti tõsine tõuge ja palve on siis saata see ära. Ja ma saan aru, et seal need kodulehel, mis te lingi saatsite, avalikul kodulehel on kõik üleval need praegu taotlused. Selge. Nii, aga ja palve siis saata see, mida härra Allas küsis ka. Selge. Aitäh!